Ja kui me nüüd arvame nagu seda ka, et suur osa ühiskonnast oli ikkagi jälle Natsi-Saksamaa kartuses ja sel juhul, ja mõtles niimoodi, et meil on valida kas Natsi-Saksamaa või Nõukogude Liit, et siis see suur osa ühiskonnast oli ka võib-olla nõus alla neelama selliseid asju, mida muidu ei oleks olnud nõus, eks ole. Ja peale selle see sovjetiseerimine käis nagu sedavõrd nagu aeglaselt tasapisi, et sellest just sammude kaupa, et väga raske oli nagu leida nagu seda kohta, kus seal nagu nüüd vastu hakata, eks ole. Et kui nüüd esimeste kuude jooksul siis oli ka repressioon oli ikkagi veel vähe, esimesel kuul nagu arreteeriti vist kõrgemaid sõjaväelasi ja just nimelt vene valgekaartlasi ja endiseid vabadussõjalasi, mõnikümmend, siis need sügiseks siis repressioonide laine siis läks märksa tugevamaks. Eks ta hakkas järk-järgult tulema, siis kõigepealt siis kõrgemad riigitegelased, endised riigijuhid, kõrgemad sõjaväelased ja siis läks järk-järgult allapoole siis kõrgemad ametnikud, siis kaitseliitlased, kaitseliitlaste juhid ja nii edasi ja siis sellised isikud, et keda lihtsalt peeti Nõukogude vaenulikuks. Kusagil muidugi, kui nüüd sõda algas, siis järsult selle mõne kuu jooksul, mis Nõukogude võim veel Eestis oli, et siis muidugi see kõik läks väga laienes kiiresti. Et kokku siis loetakse kusagil ligi 10 000 isikut siis kas arreteeriti või lasti maha nagu sellest alates 40. aasta juulist kuni siis sügiseni 1941. Et seda tegelikult väga vähe ei ole nagu selles mõttes, et see on peaaegu 1% nagu elanikkonnast, et kui nagu Nõukogude Liitu võtta, siis oleks see tähendanud 1,5 aasta jooksul 2 miljonit inimest, eks ole, mis on päris palju. Ütleme, et see okupatsiooni vormistamine ja Eesti annekteerimine oli ju suhteliselt veretu. Aga see, mis juhtus siis 41 aastal, kui oli esimene küüditamiste laine, see tekitas mitte ainult palju paksu verd, aga see seadis fooni Nõukogude Liidu opereerimisele ülejäänud 20. sajandiks, see, kuidas inimesed seda tajusid. Ja kui võetakse tuhandeid inimesi ja nad tapetakse ära või vangistatakse või saadetakse asumisele nii-öelda Siberisse, siis see on kuritegelik ja just inimsuse vastane süütegu. Aga loomulikult oli see äärmiselt alandav ja ühiskonna enamusele väga frustreeriv, ilma kahtluseta. Just nüüd see juba isegi ka, ütleme, nende baasivägede saabumine, eks ole, siis 1939. aasta sügisel. Et ka siis suur osa ühiskonda ikkagi oli sellises arvamuses, et täiesti ilma asjata ei hakatud vastu. Aga nüüd kui need 40. aasta juunis need lisaväed tulid ja siis kus sisuliselt, eks ole, oli näha, et Eesti on okupeeritud, et loomulikult, et siis oli neid inimesed olid šokeeritud ja frustreeritud. Küll aga ja teatavat vastupanu siiski ka ühes või teises kohas nagu osutati. Küll pigem nagu sellist spontaanset, eks ole, sellepärast, et riigi juhtkonna käskkorraldus oli mitte vastu panna. Eesti iseseisvuse häving 1940. aastal on olnud faktor, mis kujundas Eesti mälu ja Eesti identiteeti. Sellest draamast on kahjuks osa võtnud need inimesed, kes elasid tollal Eestis ja kes ka sündisid pärast okupatsiooni 50. 60. aastatel ja kes elasid Eestis, mis ei olnud nende oma. Õnneks meie inimesed, meie rahvas on suutnud taastada selle riigi sõltumatust ja iseseisvust 1991. aastal. See teema, Eesti okupeerimine, on ka praegu üks oluline valupunkt, mis mõjutab ka näiteks lõimumisprotsesse Eesti siseselt. Kuidas saada lahti sellest
valust, samas mäletada minevikku, mitte unustada neid kannatusi ja minna edasi ühiskonnana. Võib-olla on vaja keelustada hoopis okupatsiooni eitamise avaldusi, et ei oleks võimalikki eitada seda ja solvata sellega inimesi, kes on kannatanud, või hoopis panna moratoorium okupatsiooni teema arutamisele. Need küsimused on keerulised, aga kindlasti peaksime saama aru, kuidas on õige neid teemasid käsitleda ilma selleta, et pidevalt olla konfliktis. Ma arvan seda, et isegi kui otsustaks, et see oleks vajalik, et ma arvan, et siis seda praktikas nagu läbi viia oleks suhteliselt raske ja teiseks, aga ma kõigepealt võib-olla arvan, et võib-olla ei olegi seda vaja. Ja ausalt öeldes holokausti osas ma mõtlen nagu samamoodi, et tegelikult võib-olla täiesti ilma asjata on ta nii-öelda selle eitamine tehtud kriminaliseeritud. Et tegelikult et see peab, et seal peab olema nagu midagi lahti, kes nüüd ütleb, et tõesti, et juutide hävitamist üleüldse ei toimunudki kolmandas Reichis. Tegelikult see holokausti eitamine seisneb nagu mingite faktide eitamises, eks ole, gaasikambrite ja 6 miljoni nii edasi. Ma lihtsalt arvan, et nagu tsiviliseeritud ühiskonnas peaks olema inimestele võimalus ja sõnavabadusega ühiskonnas selgeks teha nii ehk nii, et mis asjad on. Et ei ole vaja sellest teha minu arvates nagu sellist spetsiaalset diskursust ja spetsiaalset kontseptsiooni. Et kuidas öelda, et kui selle üle läheb nagu vaidluseks, et siis need ajaloofaktid on nagu niivõrd ilmsed, et seal ei ole nagu kahtlust, et siin nii on. Et kui nüüd näiteks Nõukogude okupatsiooni eitamine või saaks okupatsiooni eitamine kriminaliseerida, siis võib tekkida olukord, kus paljud subkultuurid nii-öelda, kas need siis on marurahvuslased või neonatsid või muidu vandenõuteoreetikud, nemad võivad hakata oma arvamusi selle võrra tugevdama. Ja mis võib juhtuda on see, et see arutelu hakkab siis toimuma isoleeritud kommuunides ja see tähendab seda, et inimestel seal gruppides kujunevad välja teatud veendumused, mis võivad omakorda kristalliseeruda ja mida nad nende veendumustega peale hakkavad, on iseasi, aga see ei ole mitte kuidagi see, mis kellelegi kasuks tuleb. Teine variant on see, et las see arutelu või diskursus ühiskonnas on avatud, soodustatud. Kui keegi vandenõuteoreetik tuleb, võtab mõne vastuolulise seisukoha ja teeb seda avalikult, siis las ajaloolased teevad meedia kaudu või seminaride ja konverentside kaudu või haridustöö kaudu selle reaalsuse selgeks. Mis puudutab okupatsiooni või okupatsioonide eitajate avalikku hukkamõistu, siis ma arvan, et see on loomulik, et nii nagu avalikult ilmselt mõistetakse hukka inimene, kes ütleb, et päike keerleb ümber maakera, see ju tundub tänapäeva teadusavastuste juures jabur seisukoht, siis okupatsioonide eitamine on sisuliselt sama kategooria eksimus. Igapäevaselt me mõtestame maailma enda ümber selle järgi, mis on meiega varem juhtunud ja kuidas siis konkreetselt mälu küsimustes meie naaberrahvad või mõned ühiskonnategelased neid seisukohti võtavad. Moratooriumi probleem on see, et need valulised hetked meie identiteedis jäävad elama oma elu. Me ei saa neid mitte kuidagi välja võtta. Ja tegelikult juhtub see, et ajalugu hakkab omamoodi inimeste üle valitsema. Kõik need stereotüübid, mis käivad kaasas näiteks represseerinud gruppidega, need ainult võimenduvad ja palju parem lähenemine on see, kui me suudame ühiskonnas maha pidada arutelud, millega on võimalik ajaloosündmused ja kurjategijad ja režiimid
nii-öelda algosakesteks taandada ja et avalikkus mõistab, kes on milles süüdi ja mis on siis moraalselt taunitav ja mis ei ole. Et moratoorium seda meil teha ei võimalda, aga avatud arutelu aitaks tegelikult ajalooga paremini toime tulla ja edasi liikuda ühiskonnal. Et see, et Nõukogude Liit sõjaliselt okupeeris Eesti või ütleme niimoodi, et liitis Eesti territooriumi Eesti ühiskonna tahte vastaselt Nõukogude Liiduga. Et minu arust sellest ei pea siis järgnema veel see, et need vene päritoluga inimesed, kes pärast teist maailmasõda siia on tulnud, et need peaksid olema okupandid. Need on minu arust kaks eri asja. Teine asi, et võib-olla ka vene inimese identiteedi osa on suuresti suur isamaasõda, eks ole, või teine maailmasõda, suur isamaasõda. Ja sellest tulenevad siis ka kõik sündmused, mis käivad nagu sinna juurde või kuidagimoodi mingil määral seostuvad sellega. Et siis neid käsitletakse selle suure isamaasõja kontekstis ja nagu nii-öelda vajadusena Natsi-Saksamaale vastu hakata, millest siis tulenevalt, et seda sammu vaadatakse Nõukogude Liidu silmadega. Paljude Eestis elavate venelaste jaoks on ajalugu väga tugevalt seotud Nõukogude Liidu ajaloo ja kangelastegudega, siis seal on väga vastandlikud seisukohad ja kuidas need panna kokku kõlama, see on selline miljoni euro küsimus. Kohati neid on ka väga raske kokku kõlama panna, kuna Eesti mälestamispoliitika toetub ajaloosündmustele ja on võib-olla mõningase sellise rahvusromantilise looriga kaetud. Venemaa mälupoliitika ja mälestamispoliitika on samamoodi selle rahvusliku romantika looriga kaetud, aga just on heroiseeriv. Ja nüüd ühest küljest öelda, et Eestis elavad inimesed on kannatajad ja teised on siis võitjad ja seda täpselt ühtede ajaloosündmuste näitel. Siin ongi raske ühist keelt leida, aga see inimõiguste prisma annaks täpselt selle ühe ühise keele. Peaksid inimesed natukene lihtsalt empaatilisemad olema, et katsuma nagu mõelda ennast teise seisukohta. Ütleme, et nagu selle Eesti inimese seisukohta. Kui on raske nagu eestlase seisukohta mõelda, siis katsuma mõelda vene vargekaartlase seisukohta, eks ole, kes siis 1940 siin elas. Ja mõelda nii, et kui palju need inimesed nagu soovisid seda, mis 40. aastal hakkas juhtuma. Et kohati on võib-olla see raske, et see suur isamaasõda oli nagu niivõrd üllas ja õilis sõda, et selle nimel olid kõik muud asjad lubatud. Ja sellest tulenevalt, et ka vene rahvas on nagu nii-öelda ülirahvas, kellel on nagu rohkem lubatud kui teistele. Et kui sellest klišeest või sellest stereotüübist nagu vabaneda, et vene rahvas on samasugune rahvas kui kõik teised, mitte parem ega halvem. Et siis on järgmine samm võib-olla empaatia juba ja siis saab ka sellest nii-öelda pantvangist vabaks. Teine lähenemine, mis tegelikult Eestis, ma arvan, et on natukene ka maad võtmas, on ajaloo mõtestamine läbi inimõiguste prisma, mitte rahvusajaloo prisma. Ja see võimaldab võtta võrdlemisi universaalse väärtusruumi. Inimõigused on tegelikult selline rida kontseptsioone, millega inimesed sõltumata nende etnilisest või kultuurilisest või keelelisest või sotsiaalsest taustast üldjuhul kõik nõustuvad. Ja esimese asjana tuleks problemaatilisi ajaloosündmuseid, kas need on palistatud kaotuste või võitudega, vaadata läbi inimõiguste. Ja kui me oleme seda teinud, siis me saame anda nendele sündmustele üheselt mõistetava hinnangu, mis tegelikult ei lõhesta enam. Nüüd sealt edasi see ei tähenda, et mõnelt rahvuselt või riigilt või grupilt
tuleks ära võtta nende kangelasteod või kuidagi öelda, et see ühele grupile osaks langenud kannatus ei ole tegelikult üldse selle grupi asi, vaid see on ainult üldinimlik küsimus. See päris nii lihtne ei ole ka, aga esiteks vaatame seda läbi inimsuse prisma ja siis läbi rahvusliku prisma. Ühiskond, mis ei mäleta oma minevikku, ei oma ka tulevikku. Ühiskond, mis ei suuda oma minevikku mõista ja jääb sellesse kinni, samuti ei oma tulevikku. Me oleme hetkel teiega Tallinna kesklinnas, sadama läheduses, ühel suurel tühermaal, kus ei ole veel mitte midagi ehitatud. Kuid tasapisi siin ja seal hakkavad tekkima uued hooned, hakkavad tekkima uued ärid. Kunagi siin ei olnud seda jahisadamat, nüüd ta on, ja ta on väga ilus. Samas siin läheduses on vanalinn, mis on väga ilus ja mis säilib. Vot sellel tühermaal meil ongi võimalus koos ehitada Eestit, mis mäletab oma minevikku, mis on seda mõistnud, mis ei ole selles kinni ja seetõttu on võimeline ka väärikalt jätkama oma teed. Jätkama teed ühtse riigina ja ühtse rahvana. Kotas kole mohe kallis, kotas kalo mohe napsi, kotas kole